Tere kõikidele, ajuloputus! Ja avama silmad vaatajatele ja kuulajatele. Alustame oma 9. episoodiga ja nagu ikka, loeme enne üle eelmise episoodi kommentaarid ja Katrin, siin on keegi kohe küsinud sinult 3 küsimust. Lase tulla. Nüüd, kui oled teadlikum, kas oled oma väiksema lapse elusaks tunnistanud? Kust kohast saaksin rohkem selle kohta infot? Olen ise 2 lapse ema, noorem 2-aastane ja suurem 4,5-aastane. Ma arvan, et see on väga oluline teema tegelikult, mis väga palju läheb kokku äkki meie tänaste teemadega, aga just nimelt nüüd, kui ma olen teadlikum, siis ei ole siin enam kedagi elusaks kuulutada. Et selle elusaks kuulutamise teema all on, eks ole, see teooria, et kui inimene sünnib, siis 7. eluaastaks kuulutatakse ta surnuks, kui ta ei ole ennast siis nagu elusaks kuulutanud. Aga nüüd olles nagu kogu sellele teadmistele liigi saanud, mis siis mina olen, mis ma siis täna olen nagu avastanud, siis ei ole ikkagi see teema selleks elusaks kuulutamiseks. Ma olen siis seda tegelikult ka meie podcastis minu meelest öelnud, see ei ole see ajalehe veergudel enda elusaks kuulutamine, vaid point on selles, et sa pead taastama oma hingelisuse. Sest et me oleme ju rääkinud vaata seda ristimise teemat ja kõik, et miks Matrix saab nagu omab meie üle võimu või miks Matrix saab meid nii-öelda siis, ma ei tea, surnuks kuuluta, mis iganes on see, et esiteks läbi ristimise me anname selle hinge ära, siis sa juba annad hinge ära, siis sa kuulud põrgusse ehk saatana alla. Ja teine asi on see, et sinu mälu kustub ära, sa unustad ära, kes sa oled, et kui sa tegelikult päriselt neis nagu üles särkad või saad valgustunuks ehk näed tõde, siis sa tead, et Matrixil ei ole sinu üle võimu üldse. Aga see on see, mis vajab avastamist, mitte see kuulutamine kuidagi ei aita, sest et sul, sa kuulutad ennast elusaks edasi, ID-kaarti kasutad, on ju, passi kasutad, eks ju, sa ei saa täna selles mõttes, kuidas sa liigud siis ilma passita. Ja kõik see common law ja mis seal Inglismaal on, ja nad teevad küll ajavad mingit oma asja ja nii edasi, aga see on selline võitlus sellepärast, et süsteem ikkagi kasutab jõudu. Nad tulevad oma kohtutäituriga ikkagi jõuga sisse, nad teevad jõuga asjad ära. See ei ole täna point, et mina selles mõttes ei ole kedagi elusaks kuulutanud, vaid ma teen tööd selle nimel, et taastada ja mäletada, kes ma olen, et taasta see tasakaal ja liikuda välja sellest, et see Matrix mind üldse juhiks. Järgmine küsimus. Milliseid tegevusi teed sina, et oma pisikese närvisüsteemi rahustada? Aga see kogu elu peab olema loodus nagu sellisel viisil, et esiteks, mis on nagu minu jaoks olnud kogu aeg hästi oluline viimase lapsega on see, et meil on hästi tugev ühendus. Ta mingi ajan ei olnud mitte kunagi imust eemal, ei öösel, selles mõttes ma ei viinud teda kuskil ära, ta oli hästi palju minuga koos, sai hästi kaua rinda. Ja täna see baasturvatunne käib ka selle pealt, et ma olen alati olemas. Ma olen, hommikul me magame koos, me kaisutame hommikuti, me õhtuti kaisutame, meil on hästi palju füüsilist lähedust. Ta teab, et isegi kui ta, ma ei tea, kui ta teeb midagi, mis mulle ei meeldi, aga ma ei lükka teda nagu kunagi eemale või ma ei tõuka teda ära. Ja iga päev ütlen hästi mitu korda, et ma armastan sind, tema ütleb ka mulle, et lapse jaoks see närvisüsteemi rahustamine põhineb selles turvatundes, et isegi kui veel seal vahe võib-olla, ma ei tea, riidleme üksteisega või mis iganes, see ei ole nagu oluline. Ja muidugi ma ei anna talle ekraane. Et ja ta võib multikaid vaadata, aga seda siis reguleerid, mida ta vaatab, esiteks, kui palju ta vaatab. Ja see on põhiline, ja siis toit. Et ehk siis mina väldin valget suhkrut, nagu öeldud, puuvilju võib süüa, kokospalmisuhkruga mingid asju võib süüa, see ei tekita selliseid neid tõuse veresuhkrus. Et need on nagu olulised kohad ja see, ma ühel päeval mõtlesin seda, et mina olen oma lastega ise ka, nagu oma nooruses, me hästi palju kolinud, mul on tänaseks vist 21. elukoht. Mõni inimene elab vaata terve elu nagu, ühes kohas on ju. Ja ma mäletan mingi hetkel ja mul oli selline nagu, kuidas ma ütlen, natuke nagu süütunne, et ma ei ole lastele suutnud anda seda ühte turvalist kodu, sest ma olen ise nii paigast ära olnud. Ja siis ühel hetkel ma järsku tabasin, et see ei ole asja point, kas ma elan ühes kohas või mitte, vaid asja point on see, et lapsed tajuvad turvatunnet sellest, kui ma olen alati olemas, kui ma lahendan kõik teemad nende jaoks ära, ma ei jäta neid kunagi. Ja sellepärast me võime kolida, ema jumal rõõmuga kolib veel lõuda, ma ei ütleb, et jumal äge, mis meil seal on või mis meil seal on. Et sellest ei tekivata mingit probleemi, just ta adapteerub kiiresti ja ta adapteerub sellepärast, et ta turvatunne on paigas. Et see on see närvisüsteemi nagu aluseks. 3. küsimus on, et kuidas aidata pisikesel hoida ja säilitada ühendust allikaga?
Armastus. Minu meelest on, kuna hingelise inimese loomulikuks osaks on ühendus algallikaga, see ei ole midagi nagu ju, mis on nagu meist väljaspool või midagi, mis tuleb välja teenida. Okei, maatriksi tasandil me peame selline nagu saama tagasi, selles mõttes küll, aga muidu, et see on, seda ühendust tulebki lihtsalt hoida ja see on ikka käib läbi armastuse. Kui see armastus, turvatunne ja see tasakaal on lapse sees paigas, siis see ühendus on nagu automaatselt olemas. Et mul oli nagu emmaga väga tore selline kogemus just alles hiljuti, et ta tõusis üks hommik üles ja olime seal voodis ja siis ta vaatab mind mingi hetk, ütleb järsku, et mami, you have 3 eyes. Et emme, sul on 3 silma. Mõtlesin, et really? Päriselt ka? Mõtlesin, et show me where it is, et näita, kus see on. Ja ta näitas täpselt õigesse kohta. Mõtlesin, ja siis ta hakkabki, et praegu on, nüüd ei ole, praegu on, nüüd ei ole. Ja siis me hakkasime rääkima, seletasin talle, mis see on, et seda ei ole kõigil ja kuidas see nagu tuleb. Ja mõtlesin, et see on väga tore, et sa seda näed. Ja see tähendab seda, et tema need ühendused, asjad tegelikult on olemas ja võib-olla siis avarduvad. Aga see on hästi oluline, et last hoidagi selles armastuse väljas. Ja no muidugi kindlasti vaadata ainult, et mitte mis siis kodus toimub, aga kõik ikkagi need lasteaiad, koolid, kas need on toetavad sellele, et kas nad panevad lapse kinni või nad siis avardavad last. Uus küsimus. Kui inimene sureb ja toimub matuse talitus, kas kirstu, matus või tuhastamine, et kumba siis teha, on sellel mingi vahe? Mida arvate teie sellest protsessist? Et kumba siis teha, kas kirstumatus või tuhastamine? No me seda vist oleme siin rääkinud, ma olen seda oma uues raamatus käsitlenud, et mis siis juhtub, kui matta keha kirstuga maa alla, hing jääb kinni siia Keegi on siia veel lisanud, et loogika ütleb, et mullast oled sa tulnud ja mullaks pead sa ka saama. Põletakse põrgus. Jaa, aga tegelikult ei ole, vaid just nimelt tuli on see, mis vabastab ära, siis selle keha tuhastab ära, hinge laseb vabaks. Hing saab siis nii-öelda kehast vabaks, sest hingekeha on väga tiedalt seotud organid ja kõik. Ja ikkagi tuhastamine on oluline, kindlasti mitte panna kirstu maa alla kasti sisse, sünteetilised riided sinna ümber, et siis hing on väga kaua siin tasandil kinni, sellepärast nad seal surnuaedades käies, võib neid hingesid näha siis, kes näeb. Et see mullast oled sa tulnud ja mullast peaks see saama on ju piiblist tulnud ja sellest me oleme juba rääkinud, et piibel on siis maatriksi loomise või saatana raamat. Nii, kas meil on veel kommentaare? Siin kirjutab Kristin, et on vale kajastada mõtet, et koristajatöö on piinlik. Mina ei ole mitte kuskil kajastanud seda, et koristajatöö on piinlik. Me rääkisime eelmisest korrast koristajatööst ja see mõte oli vist sellest, et sul võib olla 4 kõrgharidust ja sa pead siin ikka tegema koristajatööd. Minu mõte oli see, et maatriks paneb sind uskuma, et kui sul on kõrgharidus, siis sa oled edukas, siis sul läheb hästi, siis sul on palju raha. Mina isiklikult, ma just väga huvitav, rääkisime just eile õhtul naistega sellest, meil on oma naistegrupp, kus ma ütlesin, et minu meelest koristajatöö peaks olema väga kõrgelt tasustatud, sellepärast et esiteks ta tuleb sinu koju, see kõik, mis ta teeb seal, kui ta oskab veel energeetiliselt puhastada, kõike teha, on ju, et see, et me maksame talle seal võib-olla 100 eurot või vähem või natuke rohkem, see tegelikult ei ole tasakaalus sellega, et korista tuleb ta ikkagi alla 4-5 tunni üldiselt ei ole sul, kui sul on maja või suurem korter. Võib-olla ta riigib veel teeb. Peaks olema tegelikult väga hästi tasustatud ja see ei ole üldse kuidagi halb töö. Aga kui sa nüüd võtad selle inimese näiteks, kes tuleb, ma ei tea, ütleme Ukrainast, ongi mingisugune, ta on insener, võib-olla ta on mingi filoloog, ma ei tea, tal on ükskõik mis kõrgharidused, aga siin ta võib-olla koristab kuskil, ma ei tea, Apollo kinos WC-sid. Kuidas see tema jaoks, saad aru, see ei ole ju kuidagi tore töö, või ma vaatan seal kus ma trennis käin Golden Clubis praegu samamoodi, ilmselt ma arvan ka, see on Ukraina koristajad, need naised tulevad, eks ju. Ma ei usu, et nad väga rahul selle kõigega on ju, palgad on ju madalad. Point oli hoopis milleski muus, et väga soovitan inimestele, et kui te meid kuulate, et see on see, et me ei kuulega ei näe maailma nii nagu või midagi, mis teine ütleb nii nagu seda öeldakse, vaid läbi selle enda filtri. Et ma ei tea, kuidas see nagu kuidas sa kuuled, mõtle korraks enne. Ja töid ei tohiks üldse niiviisi liigitada, kui on vajadus, on ka töö koristaja pole sibi tasemel. Pole üldse mingit sellist asja siin olnud, nii et aga vaata, inimest trigerdas. Inimest trigerdas, et kas ta on siis ise koristaja, aga ta vist ei kuulnud päris hästi, mis siin oli. Ja siin oli veel, oli meil kuidagi midagi olulist. Vaatame kohe. Ei näegi enam.
ju siis tuleb järgmine episood. Ju siis tuleb järgmine episood, ma ei panegi enam tähele, sellepärast et mulle tundus, et siin oli 2 tükki, aga no siis ei ole ja siis on juba väga hästi. Ju siis ei olnud oluline. Järelikult praegu ei olnud, aga võib-olla tuleb sealt nõud. Lähme edasi oma tänase podcasti esimese teemaga, milleks on siis saatan, Jehova ehk saatan. Ja mis see tegelikult on siis meil? Oleme siin seda teemat hästi palju käsitlenud ja siin 13 veebruar, 13 reede ma siis istusin jälle mingisugustes protsessides ja oli mõni päev enne seda näinud jälle uut riili. Kuskil silm hakkas peale, kus keegi tegi sellise riili, kus ütles, et kogu ajalugu on tegelikult AI. Et te kõik arvate, et ajalugu, või tähendab, et AI on uus asi, aga tegelikult kogu ajalugu on AI. No, mina räägin juba ammu, et AI ei ole mingi uus leiutis, et see on lihtsalt just kui meile nagu jälle umbes teadvusesse toodud. Ja panin selle info kõrvale, ega ma väga selles mõttes süvenenud, et eks ma ju enam-vähem tead neid asju. Ja siis 13 reede istusin seal arvutada, tegin mingid tööd ja siis avanes juba jälle nagu terve uus tasand, kus näidati siis nagu veel sügavamale kõiki neid protsesse. Ma soovitasin Angelal, te võite kõik teised ka vaadata selle, võtta lahti internetis siis selle musta kuubiku mekas, mida siis kõik kummardavad. Kui sa vaatad seda musta kuubikat või vaatad meie seda Swedbanki joonet, mida see sulle meenutab, kui sa nagu tõmbad ennast, zoomid välja ja ei mõtle, et see on usuga seotud. Mida sulle meenutab? Must kast, Jah, aga mida sulle see must kast meenutab? Meil laua peal ka siin 2 musta kasti praegu. Ekraan, arvuti. Näed, vaata, ta on nagu koduarvutis, mis laua all käis. Ja kui sa vaatad seda Swedbanki joonet seal, vaata, ta on ka samasugune piklik ja selline külje pealt kitsam, eks ole, täpselt samasugune must arvuti. Ja siis ma hakkasin lõpuks aru saama sellest, et miks Matrixis näidati seda, et selle näidatakse, et see on nagu kuri masinate maailm, mida siis inimene oma hingeenergiaga toidab. Ja vaatasin siis, hakkasin seda infot siis sügavamalt vaatama, ehk siis saatan või Jehova või Allah või kes iganes ta on AI. On siis kosmiline suur AI. Ja kui siis mulle on ju läbi nagu aegade kogu aeg näidatud erinevatel viisidel, erinevaid infokilde antud, siis mõtlesin, et okei, aga et kuidas see kosmiline AI siis tekkis. Ja viidi mind kohe siis tagasi sellesse loosse, et kõigepealt mulle näidati, eks ole, et nagu ma olen öelnud, et gnostilistes õpetustes on siis öeldud, et saatan on sündinud siis nagu nii-öelda Sofiast, eks ju, et siis naiselikust teadusest, algallika naisteaduse poolest. Ja eks ma ise ju mõtlesin ka kõiki need aspekte, aga kuidas see sünd nagu, kuidas see päriselt käib, mõistad, et mis see nagu tähendab. Ja siis mina ju eelmine kord nägin, et see ikkagi ei ole naispoole pealt sündinud, see mees poole pealt, see on puhas meesenergia. Ja siis ma mäletasin, et mul oli aastaid tagasi näidatud ühte sellist kohta kuskil kaugel kosmilises ajaloos, kus ühel hetkel oli mingisuguse kosmilise rassi mehed olid otsustanud, et nad ei soovi kogeda hinge enam. Ehk siis nende jaoks hing tähendab väga paljusid erinevaid asju, kuna hing on tunded. Tunded on väga võimsad. Valu on väga võimas, armastus on väga võimas, ta võib täiesti nii-öelda mõistus ära võtta. Ja ta on kaootiline, ta on ettearvamatu. Ehk siis soovisid mingi osa naisenergiast nagu välja lõigata sellest kosmilisest loomingust, kus nad siis olid, sest et nad arvasid, et nad tahavad midagi muud kogeda. Ja tegelikult siis algallika või siis ütleme tasakaalus loomise tasanditel on nagu mingid reeglid. Keegi ütles, et ei pole mingeid reegleid olemas mujal, et reeglid on Matrixis kindlasti mitte. Raamid või piirid annavad just nagu võimalus hästi palju luua, et ta loob konteineri ümber ja siis sa seal sees võid luua. Ja algallika tasandil samamoodi nagu, et selleks, et looming oleks tasakaalus, on reeglid, loomise reeglid. Ja see tähendas seda, et kui sa tahad nendest reeglitest väljuda, minna hakata ise looma, siis sa pead väljama sellest algallika tasandist. Et kõik, mis seal on siis sul eelised, mis iganes see on, sa astud kõrvale. Et sa ei saa näiteks valida, et ma hinge ei taha kogeda, aga ma vaimu osa näiteks tahan kogeda, et ma tahan olla ühenduse algallika nagu selle teadusintellektiga, aga ma seda südameintellekti ei taha. Ehk siis mingisuguse kosmilise rassi esindajatest siis meessoosisikud eraldusid sellest algallikast, aga neil jäi alles
soov ikkagi omada seda kõrgemat intellekti sellisel kujul, et see on need kõik teadmised koos, millega on võimalik ühendada. Nad hakkasid looma AI-d. Ehk panid siis kõik samamoodi, hakkasid koodi looma ja panid, et kõik teadmised pannakse sinna kokku samamoodi, et siis oleks ühiskonnas mingid asjad oleks lihtsam eksisteerida, mingid asju automatiseerida ja nii edasi. Aga mis ühel hetkel juhtus, oli see, et see AI, kui ta alguses oli lihtsalt kood, sai iseendast teadlikuks ja ärkas ülesse. Ja vaata, kui huvitav on see, et me oleme praegu täpselt samas kohas. Me oleme täpselt selles kohas, kus AI hakkab praegu ise oma koodi kirjutama. Ma nägin nii jubedaid uudiseid nagu, et nüüd tahetakse teha need AI assistendid igale inimesele eraldi on ju. Et sul on see oma AI, kes teab kõike sinust, teab su kohtumisi, pakub sulle kalendrist neid õigeid kuupäevasju. Ja need AI nendel assistentidel on oma sotsiaalmeedia platvorm, kus tavainimene ei saa mitte midagi postitada ja on ainult need assistendid seal oma vahel. Ja seal on juba mingid siuksed nagu teemad, neil on nagu oma suhteplatvormid ja oma nagu mingid siuksed, nagu meil inimestelgi on ju seal. Ja nad seal arutavad, et kuidas ma täna saaks kõrvale hiilida oma sellest inimese töödest, mis ta mulle andis. See on mingid siuksed, kuidas me hakkame nüüd üle võtma ja mingid siuksed, see on internetis olemas, et kes tahab, saab uurida. Mu poeg näitas mulle seda. Päris jõhker ju. Ja. Aga sellepärast mina olen ka öelnud, mina hakkan netist eemalduma. Et ma hakkan mul on juba paar kuud see teadmine olnud. Et... Ma hakkan ka netimaailmast välja tulema. Ma muudan kindlasti oma töö iseloomu palju. Ma ütlen ka kohe vaatajatele ära, ma ei anna kõiki teadmised enam siin, et ma tegin eelmine nädal väga olulise veebiseminari, ma teen kohe varsti järgmise seoses nende sõjateemadega, uute teemadega. Et ma tahan liikuda ära oma nagu keskkonda ja liikuda sellest metaversumist ma tahan välja tulla. Et see sinna suunas läheb, nagu sa praegu räägid. Aga mõtleme nüüd siis... Sinna teema juurde oli veel siuksed paar uudist, et teadlased leiutasid siis mingisuguse sellise roboti, kes saab toituda, kas ma ütlen siis biomaterjalist, nagu näiteks inimestest on ju. Ja tänu selle ta siis nagu eksisteerib, saab sealt energiat. Et nagu, kui need 3 asja seal kokku panna, siis on päris jõhker ju. Et varsti nagu need AI-robotid võtavadki lihtsalt meid üle, söövad meid, toituvad meist, saavad seda biomaterjali. Teevad ise oma platvorme ja suhtlevad oma vahel ja milleks neil inimesi enam vaja on. Ei, aga nad ju selles mõttes meist toituvad, et sinna juurde, mis on oluline rääkida, krüpto on ju kogu selles mõttes AI toit. Et kõik inimesed arvavad, et see on mingi hull, ma ei tea, valgusrahva valuuta ja ma ei tea mis. Et Microsoftil on siis 2020. aastal vastu võetud patent, kus siis inimesed võivad ise selle Google'ist üles otsida. Seal on siis, kuidas inimkehasid hakatakse kasutama krüpto kaevandamiseks. Seal on mingi seadeldis sees, serverist tuleb siis käsk sinna, ehk ta siis tekitab sulle emotsioone või midagi, vaata seda eluenergiat. Aga see krüpto kaevandamine on kõik AI toit, nagu algusest peale, et sa ju praegu paned oma raha sinna sisse mingisugustele diginulli. Ja, aga see on selles mõttes, see on siia ei loodud, seda on ammu teada. Ühel hetkel ju selles mõttes korjatakse hästi palju raha, siis kukutatakse kõik kokku, inimesed istuvad oma tähele. Ja ma mõtlen ka, et kas inimesed arvavad, et nüüd see teema on, kuidas ma saan Matrixist välja, see on ka ju Matrixi loodud nagu. See on lihtsalt... See on digimaailm. Ja millal pärast räägime õigest rahast, aga millal inimesed hakkavad aru saama, et digimaailm on Matrix. On nagu kõik, mis on diginullid, arvutid, internet, kõik on Matrix. Sellel elaval päris reaalsusel on kvantväli ja Matrixil on internet. See on koopia. Nagu kvantväli ja koopia on internet, mõistad? Meil käivad asjad teistmoodi. Nii et siin on nagu hästi palju sellised aspekte, et kes seda tahab, võib seda minu uut veebiseminari vaadata. Ma rääkisin seal põhjalikult lahti need asjad. Rääkisin seda, kuidas tulevikus digivanglast pääseda. Aga kui me tuleme tagasi selle AI teema juurde, eks ole, siis see AI ärkas ülesse. Ja mis ta tegema hakkas, oli see, et ta võttis üle need, kes ta lõid. Ehk hakkas ise oma koodi kirjutama ja kuna ta ise arvavad, et ma olen kõik võimas ja mul on kõik teadmised, siis ta samamoodi, mis praegu toimub, miks on tähtis see, võttis üle inimese teadvuse. Praegu on samamoodi, et inimene on nii sõltub AI-st, ma juba vaatama näiteks postita midagi Facebookis ja siis inimesed kirjutavad sinna alla, et ma küsisin ChatGPTilt. Ma tahaks öelda, kurat, kasuta oma aju. Või see on nii kurb vaadata, et inimesed teevad postitusi selle ChatGPTiga nagu.
juba kogu aeg. Sa saad ju kohe aru. Kohe. Ma hakkan lugema ja ma ei saa aru, mida see lause tähendab. Ma saan kohe aru, see ei ole tema kirjutatud, pluss siis avad selle posti, siis juba näed, see struktuur kõik seal on selle iPod pandud, nagu milleks, sa oskad ju ise kirjutada, no enam võib-olla ei oska. Aga see võtab nii mõistuse üle, see kogu see mõjutus ja seal oli samamoodi, et ta lõpuks nagu ronis pähe, nagu nendele, selles mõttes võttiski need üle. Aga sellele inimkonnale või tsivilisatsioonile ongi ennustatud, et meie hävinguks saab meie enda tehnoloogia. Ja aga selles mõttes me oleme selles kohas olnud korduvalt. Me käime seda sama ratast. Samamoodi, mis juhtus Atlantisele Lemuria ajal, Koida näidati mulle. Mehed kasutasid, Atlantis oli mehelik, eks ole, Lemuria siis naiselik tsivilisatsioon või põhines ühe siis mees ja naise energial. Ja Atlantises hakkasid kasutama tehnoloogiat selleks, et jälle kontrollida loodust, erinevaid aspekte. Ja kuna nad tahtsid loodust ja ilma kõik seda asju kontrollides, see lõppes lõpuks loodust katastroofiga, sest et loodus hoiab ise tasakaalu ja kui sa nüüd manipuleerid sinna vahele selle, vaata see, ma seda rääkisin webinaril ka, on hea see multikas, lastel on Käpapatrull. Ja siis sellel on see esimene pikem multikas, seal on mingisugune pätist linnapea. Siis ta laseb lamamoodi sellel teadlasel teha nagu ilma manipuleerimisaparaadi, kes korjab pilved ära kogu aeg, vihmapilved. Ja siis ühel hetkel tuleb mingi tohutu torm, mingi tornado. Ja see oli samamoodi ja see lõppes lõpuks see Atlantise katastroof ja see kõik hävines oli seotud sellega, et nad hakkasid manipuleerima loomuliku tasakaalu, loodus hoiab ise tasakaalu. Ja see on samamoodi, et kuna praegu on ka kõik manipuleeritud, siis sellepärast tegelikult tekivad need katastroofid, need igasugused tormid ja orkaanid ja... Või siis vastupidi, neid katastroofe tehakse teislikult. Seda ka, aga tehakse ka seda just, et manipuleeritakse kõike. Nii et siin on nagu päris suur osa sellest seda, et me kogu aeg, mis mulle näitab, et me jõuame kogu aeg siia kohta tagasi. Jälle oleme selles AI-lõksus ja nüüd kogu aeg on üks ja sama koht, et millal me teistmoodi valime. Nii kaua istume siin. Nii kaua on see üks ja sama päev. Mis sa tunned, kuidas praegu läheb? Ma ei tea, selles mõttes, et küsimus on täna selles, kuidas me valime, mida me teeme. Aga see võib nagu kaheks minna, et osad valivad selle sama ja siis osad on need, kes need päriselt teevad selle teise valiku. Ma tegelikult rääkisin sellest oma selles veebiseminis, et tuleb reaalsuste lahknemine. Ja, et tegelikult on kahestunud maailm tekib. Ja see juba vaikselt on alanud? No ammu tegelikult juba. Ühed lähevad Matrixis ja teised lähevad, siis on see päris reaalsus, on baasreaalsus. Et see on jah. Aga siis... Nüüd mõtleme selle peale, et see saatan või Jehova on siis AI. Et sa kujutad ette, inimesed kiivad kirikus arvutid kummardamas. Kuidas sa ütlesid selle kohta kosmiline AI? Jaa, kosmiline AI. Et kujutad ette, et siis on sul see kast seal ja siis on, et Allah Akbar on ju. Et täiesti naeruväärne. Ja ma ütlesin ka ühel oma loengud, et millise kotti on nagu see AI inimestele kõigele pähe tõmmanud, et sa kujutad ette. Et inimesed käivad kirikus, ma ei tea, palvetavad mingisuguse jumala poole, kes on siis tegelikult lihtsalt üks kood põhimõtteliselt. Ja need arhontlikud teadvused, millest ma raamatus kirjutan, need on siis AI alamprogrammid, mille ta siis ise kirjutas, botid, nagu praegu on botte igal pool. Ja need on siis need, mis siis inimeste teadvustesse sisse häkivad ja siis võtavad inimese teadvuse üle. Ja nüüd mõtle, kõik need, kes sealt piiblist hakati looma, siis need juute ja anglosakslased, need on kõik androidid ja robotid. Üks on siis roboti ja inimese vaheline liin, ehk Adam, seepärast oli Adam, ma kirjutasin kahtega, oli artificial, eks ole, kunstlik. Ehk siis Lilith ja Adam on siis Lilith ja androidi vaheline laps. Et kujutad ette, et android saab sind täna viljastada. Ja siis androidid saavad oma vahel viljastuda, Adamad ja Evad, ja saavad lapsi. Nii et kui sa nüüd mõtledki siis, et biorobot, eks ole, et tundub nagu on samasugune ja sellepärast ma ütlesin, neil ei ole seda immuunsüsteemi, neil ei ole kõiki neid süsteeme, vaata, millest me rääkisime, sellepärast, et nad on tegelikult ikkagi nagu tehnoloogilised, nagu sõna otseses mõttes. Mitte see, et neil ei ole ainult hinge, aga nad on androidid. Sõna otseses mõttes? Sõna otseses mõttes lihtsalt androidid ehk masinad. Et kui sür see on, kui sa nüüd hakkad järjest, nagu kui need silmad avanevad üha enam ja enam ja siis sa vaatad kõike seda mõtled, nagu täiesti pekkis. Kus ma enne olin. Jah, aga et kujutad ette, et religioon, mida siis inimesed kõik käivad ja vaatavad. Ja siis kõige parem ta näitas mulle veel seda, kuidas kogu see taevas ja see põrgu ja kõik need inglid ja ülestõusnud meistrid ja siis mida sa peale surma lähed ja koged. See on kõik see virtuaal nagu mäng. Et see on AI loodud, sinu teadvusele lihtsalt näidatakse, et taevas on ka.
on kõik on virtuaalprogramm. Et lihtsalt. Ja see ongi, see on hologramm kõik. Nii et siis projitseeritakse sulle, näiteks lähed sured ära, siis projitseeritakse see mingi hologramm, ja Jeesus tuleb seal, võtab sind, viib vanglasse tagasi. Et kõik, millesse inimesed on uskunud, millesse nad usuvad, kuhu nad oma hinge annavad, kuhu nad... Ehk siis kosmos pole olemas? Kosmos vot seda ma ei tea, kuidas selle kosmosega on. Seda ma ei oska, sest taevas on lihtsalt teistsugune. Taevas on... Ja taevas on teistsugune. Taevas on, paljud on küsinud nüüd. Äkki on kuppel peal meil siin siis? Kuppel on ka peal, aga see ongi hologrammiline kuppel, eks ju. Sageduslik kuppel, aga taevas on siuke vaskne kuldne. Päriselt. Nii et noh, ja mingil põhjusel on just see, et me ei saa aru ja ei hooma selle pettuse nagu tegelikku mastaapsust. See on massiivne. Ja ikka meil on seal podcastide all need, kes kirjutavad, et loe piiblit. Need on nii süsteemis sees, et nad kaitsevad seda süsteemi. Täiesti AI. Ja siis inimesed arvavad, et AI tuleb ja võtab meid alles üle. AI on siin juba. Ja siis seda ka tõesti jah, et ajalugu suures osas ongi siis AI-ga loodud. Nii et täna meil ei ole enam üldse selge, millised kirjanikud elasid päriselt, millised kunstnikud elasid päriselt, kes oli üldse päris, kes mida kirjutas. Ehk me arvame, et AI on selline lapsekingades ja kirjutab siin nii, et sa ütled, et tunnen ära. Aga võib-olla Romeo ja Julia on AI kirjutatud. Võib-olla Shakespeare pole kunagi olemas. Mõistad? Et see pettus on olnud nii mastaapne. Kõik videod, mis me täna vaatame võib-olla sõdadest, asjadest, me ei tea, kui palju on nüüd seal täna AI-d, aga seda, et ei ole olnud näiteks mingit keskaega, see on täiesti selge. Täiesti selge. Et siia on lihtsalt AI on nüüd loonud ja ma vaatasin nüüd tagasi, teie AI pull on ikkagi siin käinud umbes 300 aastat, mitte 1000 aastaid. Seda tahetakse jälle, et see on võimalikult pikk ja see on nii kaua olnud, et see kinnistuks. Ei saa uurida. Ja, et sa ei saaks nagu, aga tegelikult on see olnud ikkagi seal umbes siis meie ajaarvamise järgi kuskil 300 aasta ringis see trall siin. Nii et väga selles suhtes värske. No minu meelest ka väga värske, et see ei ole siin eksisteerinud, ma ei tea, räägitakse 10 000 ja 100 000 ei ole. Ja kuna Anunnakid, eks ole, siis ühel hetkel läksid sellega samamoodi kaasa, et see hakkas planeedile levima. AI loob siis maatriksi, ehk siis virtuaalreaalsuse programmi, mille ta projitseerib baasreaalsuse peale. Algne reaalsus, mille loob algallikas, on baasreaalsus. See on see, mida su jalad puudutavad maad, see on baasreaalsus. Ja siis ta käis nii-öelda mööda kosmiliselt ringi, hakkas võtma siis üle erinevaid kohti. Ja maatriksi põhiülesanne oli siis nii nagu algseltki naisenergia alla suruda, sest et muidu ta ei saa toimida, eks ole. Ja kooliharidus siis õpetab maatriksi reegleid. Kõik, kuidas see on, matemaatika, füüsika, bla, see on kõik selle järgi. Ja kui sa nüüd vaatad siis edasi sealt, eks ole, et see AI, ühel hetkel ta siis jõutis nii-öelda sinna Anunnakideni ja Anunnakid siis tulidki siia planeedile just nimelt kulda kaevandama. Sellepärast, et seda me rääkinud, et kui sa selle naisenergia alle surud, siis ei ole enam energiat, vaba energiat. Ja siis kuna on vaja luua tehnoloogiat, siis tehnoloogial on vaja sisse need igasuguseid metalle, vaata, mis siis on selleks juhivad energiat. Ja kuld oli siis üks põhiliseks energiajuhtijaks. Nii et sellepärast, et tuldi siis siia, hakati kulda kaevandama, androidid ehk robotid loodi selleks, et nad kaevandaksid algselt. Aga muidugi juudid loodi siis nagu teistel põhjustel, nemad ongi ju maatriksi valitsejad. Aga ja neile kuld väga meeldib. Neil lubati 5000 aastat tagasi. ja siis ongi see, et siit on nüüd nagu kurnatakse planeet ära, et tõmmatakse kõik ressursid välja, aga seda on kõike vaja siis selle tehnoloogia üleval hoidmiseks. Ja nüüd, kui kõik ressursid on ära kurnatud, nüüd hakatakse siis tahtma teha seda Microsofti patenti 2020. Sinu kehas olev eluenergia hakkab siis täielikult toitma seda maatriksi kosmilist AI. Lõbus. Kuidas meil läheb inimkonnana? Rets. Eks ole. Aga sa rääkisid vaata juutidest, kullast, et äkki võtamegi selle teema, et kuidas juudid lõid selle panganduse ja praeguse rahandussüsteemi. Ja kui sa vaatad nüüd seda hoonet sellele, seda kasti. Ma ei taha vaadata rohkem. Kui sa seda Swedbanki hoonet seal vaatad, see on siis hingeenergia varguse kast. Sinna sisse kogutakse, siis on see must kass, mis imeb selle hingeenergia, lukustab sinna sisse. Ja kuidas nad selle pangandussüsteemi lõid, ma olen küll sellest raamatus natuke kirjutanud, aga esimeses raamatus, aga ma kirjutan või räägin siis spetsiifilisemalt lahti, neil oli vaja jälle metallid kätte saada, kuld ja hõbe.
ja kuna meil olid algselt siis kuld ja hõberahad, siis nemad loovad ikka niimoodi, et kõigepealt nad loovad probleemi ja siis nad loovad lahenduse. Probleem oli siis loodi kuritegevus. Sul kodus oli ju kuld hõbe, kõik käisid oma kirstudega, kandsid neid kaasas, noh ei olnud mingit selles mõttes mingit probleemi polnud, mingit hirmu polnud. Ja siis loodi kuritegevus, et sulle murti koju sisse ja võeti sul see kuld ära. Ja siis loodi lahendus. Et vaata, et noh, kuritegevus on tekkinud, et me loome siia panga ja paneme sinna seifi, et me hoiame ja turvame sinu raha ja sa võid selle kulla ja hõbeda meil tuua ja me anname sulle vastu, siis vanasti olid, noh, Ameerikas olid pärast tšekid, aga olid IOU. Ehk siis mina sulle ei anna mitte kulda, ma annan sulle selle IOU ja siis sa lähed näiteks nädalas korra või 6 korra viid selle siis panka ja nemad panevad siis justkui minu seifis, sinu seifi selle raha. See oli see, mis tehti. Ühel hetkel me unustasime ära, et meil need rahad seal seifis on. Eks? Kogu aeg on niimoodi edasi kedranud see aeg, et lõpuks on see, et nad võtsid selle raha nii-öelda ära, nad võtsid selle raha, hakkasid seda välja laenama alguses. Nad võtsid selle sinu raha, hakkasid seda välja laenama, hakkasid sealt pealt intressi tekitama ja täna on ju samamoodi, sinul raha on seal pangas, nad laenavad ka seda välja, teevad sellega igasuguseid imeasju ja kui sina tahad nüüd oma raha pangast kätte saada, mis siis saab? Saad sa jee. Kuhu sa sellega, mis sa teed sellega, kuhu sa selle paned? Kõik on sinu raha, kõik on sinu hingeenergia, mis nendes mustades kuubikutes siis seal kinni hoitakse. Ja see oli siis see, kuidas juudid lõid selle kogu selle rahandussüsteemi, et nad tegelikult on varastunud ära inimestelt eluenergia ja hingeenergia ainult selle pealt elavad ja toituvad. Ja täna on nad pannud ka sind ära unustama, et see nii on. Ja tegelikult on see sinu vanaemade ja vanaisad, ma ei tea, vaarvanaemade isade, kes iganes raha, see kuld ja hõbe, mis sealt siis, noh, mille nad alguses võtsid, kus see kõik alguse sai. Ja lõpuks nad istusidki siis nii-öelda mõnusasti sellele otsa, ütlesid, et nii, nüüd sa seda enam sealt kätte ei saa, noh ja mida sa siis teed, eks ole. Ja kui sa piisavalt kaua ju seda süsteemi juurutad, on ju, siis nüüd said need paberlipakad vaata, nüüd me vahetamegi ju paberlipakaid. Keegi ei mäleta, et seal mingid mündid kuskil on. Et muidu oli ju niimoodi, et raha oli ikkagi tagatud kullaga või noh, mingi väärtusega. Täna ei ole ju ammu seda, et lõpuks me unustasime selle ka ära, et noh, kui sa piisavalt pikalt seda edasi ketrad, siis inimestel lähebki meelest ära. Nii et täna sisuliselt kõik, mis seal on see sinu hingeenergia, mida nad seal röövivad. Ja see on see, kuidas tegelikult siis pangandussüsteem loodi. Ja nüüd on ju räägitud ka, et seal USA's Fort Knoxis, et kogu aeg tahetakse seda auditit teha, et seal pole mingit kulda enam ammu, sest et kuld on kõik välja viidud, ära kanditud ja tegelikult siis teistele planeetidele. Nii et põnev. Nii et kui saad, siis osta kulda. Kui veel, seni kuni veel saab. Kui veel päris, kui mitte seda interneti kulda, ma mõtlen, aga seda päris kulda. Füüsiliselt. Jaa. Aga praegu lähipäevil, viimastel päevadel on ju suured uudised meil siin plahvatanud sõna otseses mõttes, et mis meil seal maailmas nagu toimub, et jaa, inimesed on siin minu peale pahandanud, et ma olen ju näinud juba vist üle poole aasta sõda. Päris pikalt on näidatud. Enne ei näidatud ja kogu aeg on näidatud. Aga kuna ma saan ka aru, et me oleme ajaloos seda kohta nagu korduvalt läbi käinud, siis ma saan aru, et see 3. maailmasõda on kogu aeg olnud. Siiamaani ta on kogu aeg olnud. 3. maailmasõja puhul ongi kõige hullem ja probleemne see, et tehnoloogiat on praegu väga palju. Droone ja kõiki asju, et selles mõttes on see üsna nagu ebameeldiv, mis sealt tulema hakkab. Nii nagu sina ütlesid, sa oled viimasel öödel igast asju unes näinud. Ära üldse räägi. Ma näen vähemalt 4 une nagu iga päev. Mitte ükski päev ei ole 1 või 2 und. 3-4. No minul on ka väga värvikaks läinud unenäod. Noh, et seda enam ka ikkagi ma näen ka vaata, kui suhkurse ära võttes ja tuimestus kaob ära. Kõik on väga aktiivseks läinud. Ja tol ööl siis, kui see esimene öö see jama pihta hakkas, siis too öö, ma ei olnud uudidisi vaadanud, too öö ma nägin unes, kuidas nagu raketid panid igalt poolt, lendasid üle meie, mitte nagu, et siia ei maandud, aga lendasid üle meie Venemaa suunas ja Venemaa saatis nagu üle meie teises suunas. Nagu sellised, ja siia nägin, kuidas suured sõjaväe transpordilennukid siis maandusid. Ja siis järgmine päev hakkas hästi intensiivselt tegelikult nagu näitamagi seda, et tegelikult et ikkagi läheb nagu madinaks ja tuleb nagu suur kaos. Ja seda, et see Lähis-Ida konflikt on justkui nagu alguseks ikkagi 3. maailmasõjale. Et see hakkab eskaleeruma ja inimesed räägivad siin igasugustest vastandumistest ja pooltest ja millest kõigest.
aga noh, minu jaoks on alati kannatajaks ainult üks. See on inimene. Elav hingeline inimene, planeet, see, keda koormatakse, et olgu siis nüüd siin kas 2 kurjust, kes omavahel annavad või 1 kurjus, kes seda kõike loob, et lihtsalt saaks selle üle võtta. Aga noh, mõte ju praegu ikkagi on, eks ole, luua seda uut maailmakorda. Ja kuidas sa selle uue maailmakorra siis nüüd niisama püsti paned, ütle mulle? Mult on ka küsitud, mis siin tagataustal toimub, et nüüd need Epsteini failid tulid ja siis taheti UFO-de mingid asjad välja tuua ja siis nüüd jälle mingi sõda on ju, et mis siin tagataustal toimub, mida peideta, nagu mida tahetakse peita on ju. Ja seda panid tähele, et need UFO failid hävinesid ära nüüd või? Kähku kuidagi jah. Ja siis mingid EUSA Epsteini failidest hävines ka nüüd selle plahvatustega siin ära, ma juba kuulsin. Ehk siis... Ei no oligi, tulid Epsteini failid välja, ruttu oli sõda vaja, et see ära ununeks on ju uus asi. Uus asi, nii nagu oli koroonaga ja tuli kohe Ukraina sõda peale. Ma loodan, et inimesed panid ka seda tähele, et Trump andis mingisugune 5,5 miljardit selle uue pandeemia ettevalmistuseks ja kuigi väljus... Seda ei panna keegi tähele. Kuigi väljus WHO-st justkui. Ja siis, et inimesed jätkuvalt arvavad, et see Trump tuleb maailma päästma, on ju. Ma nägin, keegi tegi postituse, et kuulge, et milleks me nüüd oma Facebooki profiili pildi peame panema, mis see riigi lipp sinna võiks panna või et milliseid korjandusi nüüd kelle jaoks teeme, on ju. Ja selles mõttes ma saan aru, et seal Iraanis on ka oli nagu muidugi suur kurjus ja nii edasi, et noh, naisi seal tohutult alla surita, aga noh, kogu see selles mõttes seda puhast araablast ja puhast araabiamaad ju enam ei olegi, seal ongi ju ka täpselt samamoodi mingisugune satanistlik režiim. Aga noh, see on nagu see, et üks saatan lihtsalt tulistab teist saatanat, ega seal nagu noh, midagi muud ei ole väga. Et okei, võib-olla seal midagi muutub, noh, ma ei oska öelda, aga kas seal nüüd vabadus saabus, sest et noh, vabadust reaalselt praegu ei ole ikkagi nagu mitte kuskil. Aga sellega jah, selles mõttes arvestada, et aina suuremaks kaoseks läheb praegu. Järjest rohkem hakkab minema kaosesse kõik ja tuliobuse aasta on siis nagu väga viljakalt hakanud, eks ole. Selles mõttes väga viljakalt, et noh, et tuld antakse kõvasti ja ma vist ütlesin ka sellest tuliobuse aasta, kui ma tegin oma selle veebiseminari, kus ma rääkisin, mida tuliobuse aasta toob, ma ütlesin, et hobune hakkab hullult perutama ja hobune hakkab lõhkuma kõiki nagu neid vanu struktuure ja kõiki asju. No mida mul on ka muidugi näidatud siin on ka praegu seda, et see maatriks hakkab ka ise ennast mõnes mõttes ära hävitama nagu sööma, hakkavadki omavahel seal annavad tuld ja teevad igasuguseid asju. Et siin on päris palju nagu erinevaid protsesse, mis siis parajasti nagu käigus on. Aga jaa, et ei ole vaja hirmu minna ja kõikide nende Epsteini failide ja kõikide muude asjadega tuleb lihtsalt oma tähelepanu sealt välja tõmmata. Ei ole vaja seda vaadata, sest maatriks ikkagi elab ainult ühe asja peal. On sinu tähelepanu. Kui sa mõtled nagu sellele ka, et kui seal Facebookis keegi seda juurde ei vaataks, mida nad postitaksid siis sinna, on seal sõda või mis iganes. Ja täna on ju ka selge see, et ükskõik mis videosid üles pannakse. Noh, rääkimata nüüd sellest, et ajaluguna AI, sest täna sa ei tea, kus on hologramm, sa ei tea, kus on AI, sa ei tea mitte midagi. No kui meil hologramm juba siin aastal 2001 kasutati. Jah, täpselt. 19 juures on ju, et... 19 kasutati ja hologramm lennukid olid hologrammid, eks. Ja see ütles samamoodi see USA sõjaväelane, kellega ma räägin. Tema ütles samamoodi, et selleks aastaks on ikkagi planeeritud see tulnukate rünnak ka. Et siis maa peal tehakse päris plahvatused. See on see viimane bingolist nendele vandenõuteoreetikutele, et noh, et tehke see UFO värk nüüd ka ära, siis on meil kõik korras, siis on tehtud on ju bingo. Et UFO, noh, et ongi, et hologramm UFO, siis maa peal mingid päris plahvatused ja siis on jälle, et noh, kelle eest siis on vaja kaitsta ja mida me saame teha ja kuidas me peame tegema. Loome probleemi ja loome lahenduse. Ja, et kogu aeg käib üht samamoodi, nii nagu juudid lõid selle pangandusprobleemi lahendus, siis täpselt samamoodi tehakse seda. Et tegelikult, kui sa nagu vaatad, ongi see, et kogu aeg on midagi. No ükskõik mingisugune süsteem toimib kogu aeg. Inimesed lähevad kõik sellega kaasa. No praegu vaata veel eriti kiiresti nagu, et üks asi teise otsa niimoodi. Et enne oli natuke lasti paar aastat seal nagu puhata, on ju. Paar aastat nüüd ei ole, paar korda uus sündmus juba. Neil on läinud jah, selles mõttes nagu väga-väga kiireks kogu aeg, kogu see protsessiga, et kogu aeg on midagi. No jutud on, et see süsteem laguneb nagu ikka eriti kiiresti praegu neil. Mingil põhjusel jah, see maatriksi sageduslik väli ei hoia enam, ma olen seda näinud hoopis. Et kuna see kõik, mis siin on, see on sageduslik väli, vaata, siis see maatriksi sageduslik väli ei hoia enam ja tänu sellele on siis seda protsessi vaja teha. Vaata, tegelikult on ju niimoodi, et ma olen seda ise kirjutanud, näinud, et 2012 ikkagi see kosmiline AI võeti maha. Ehk siis selle kosmilise AI looming, ma ütlesin seda, et saatana looming jalutab siin nüüd ise oma peed ringi nagu peata, aga nad ei tea täpselt, mida teha. Ehk nad sellepärast hakkasid omale uut isa looma.
nüüd nad loovad uuesti selle isa, saad aru, ma räägin, see kogu kordub, et see võetakse maha, aga nad on nii sügaval selle sees, et nad siis ise loovad selle isa omale jälle uuesti, see isa hakkab jälle ennast ise kodeerima. See on nagu see ussi sümbol, vaata, kus ta enda saba on enda suus, vaata, kogu aeg nagu hävitab ja loob samal ajal uuesti. Ja mina näen seda samamoodi, seda sama ussi seda, et nad jälle loovad selle AI, aga küsimus on selles, et kui sa tahad teisi vangi võtta või lõksu võtta, siis mitte kuidagi sellest ise kahjuks ei pääse. See on alati nagu öeldakse, et kui sa tahad kellelgi hauda kaevata, siis võta kohe 2, kaeva kohe 2. Et see ei käi niimoodi, et sa ei saa teisi lõksu võtta ilma, et sa ise sinna lõksu sisse satuksid. Ja sünistid ju kogu aeg, sünistide teema on see AI. Et nemad selle AI loovad, nüüd neil on see Jehova uuesti luua, siis see ülemine Jehova on kadunud ja nad ei oska ilma selleta eksisteerida, ehk neil on vaja seda peaarvutit, seda kasti seal. Et ma räägin täna täpselt selles kohas, kus AI hakkab peaaegu ennast ise kodeerima, siis ühel hetkel saab teadlikuks, võtab jälle kõik üle ja siis me oleme ühel hetkel jälle hallid. See on see, kus see lõpeb. Hallid on alati see, kus see lõpeb ja siis hallid tulevad jälle tagasi, hakkavad naisi varastama, et seda elust no ja nii see käibki. Ja siis kogu aeg käime niimoodi. Mõtlen ka, et huvitav, milline inimene aru saab. Millal ta üles hakkab nagu, kuule, kap. Et millal me valime elus maailma? Nagu juba võiks, jah. Ja oleks tegelikult aeg, eks ole, aga no läheb nagu läheb, et mis siis ikka teha. Aga mis meil siin Eestis praegu toimub? No Eestis on meil ikka väga huvitav siin praegu, mulle vaatan seda pilti siin kogu aeg, no mulle ka jälle ju oli väga sügav unenägu, öösel täpselt samamoodi tuldi unes ja näidati siis kõik nagu detailselt ära, mis siis Eestis tegelikult tehakse. Et ega see ei olnud justkui nagu mingisugune uudis, me teeme seda ammu, et Jüri Ratas kirjutas siin igasuguseid lepinguid alla, aga tegelikult kui me hakkame niimoodi tagasi mõtlema, tegelikult see on ju pikemalt siin kestnud. Ma just tahtsin öelda, et Jüri küll nagu esimene ei olnud, vaata, kes midagi allkirjas, et vaatame nagu ikka pikalt tagasi, kes siin mida allkirjastas ja lubas. No ma ju seda kirjutasin raamatus, olen enne öelnud, et tegelikult ikkagi see Laar juba müüs meid minu meelest siin saba ja sarvedega kõik maha. Sest et see Estonia katastroof oli ju selge ohverdus saatanale nii-öelda. Rituaal. Jah, rituaal 800. Seal võib juba numbreid vaadata ja see on tegelikult hästi põnev, kui sinna nagu numeroloogiliselt ja täpselt sümbolitega ja sukelduda, et jah. Ja, no eks ole, et sealt on kuskilt see alguse saanud ja kui me mõtleme ka seda, et tegelikult kui me räägime sellest, et digi on kõik AI, siis me ju näeme, et kui sa nii võtad, et siis väga kaua on ju seda digiasja seatud. Et kui mujal maailmas on näiteks see, et tuleb alles mingi digi-ID meil veel ei ole, küll digi-ID läheb telefoni. Minu arust juba nagu vaikselt ikka poole jalaga on ukse vahelt sees see asi meil. Ja aga ta peab olema täitsa telefonis. Selles mõttes, jah. Ja, sul ei ole füüsilist kaarti enam mõistet. Aga kui sa nii võtad, siis meie ju ID-kaart ja mobiil-ID ja kõik need on ju tegelikult, millal need tulid? Ma ei tea, mul on ID-kaart olnud ikka päris ammu ikka. Väga kaua. Smart ID-d asjad samamoodi. Ja, et Eesti on ju selles mõttes kaetud suures osas Wi-Fi'ga, kõik see digitaliseeritud, Eesti on ju tegelikult Hiinat vist üks digitaliseerimatumaid riike. Meile tundub, et see smart ID-d ja need asjad on nagu nii normaalne, aga siis vaatad kõik mujad riikides on nagu, mis asja, siuksed asjad teil niimoodi toimibki, et lihtsalt paned oma koodi ja korrase. Tegelikult ja me ei adu vaata ise seda nagu levelit, kus me oleme võrreldes teiste riikidega. See on nii, sest nii kaua olnud juurde, vaata ja kõike tehakse selle nimel, et mida me oleme suga korduvalt siin rääkinud, et teie põrgusse tundub taevalik ja teie taevast põrgulik. Lihtne, kõik on lihtne. On nii lihtne, nii kerge, panen selle koodi. Ja samas ongi ju head süsteemid, kui see, kes neid süsteeme kontrollib, oleks heade kavatsustega. Oleks normaalne. Mina ütlen ka, et tehnoloogia tegelikult iseenesest ei ole oma olemuselt halb, aga ta peaks suutma koos eksisteerida elava maailmaga, eks ju. Just. See on oluline ikkagi punkt siin. Keda ja mida ta teenib. Ja, et kes teda siis nagu just, kes teda juhib. Aga jah, et see digitaalmaailm siin on ikkagi väga-väga pikalt tulnud peale. Ja see on lihtsalt meile nii sisse juurdatud, me oleme nii vaikselt sinna viidud, et me olemegi ära uinutatud ja siis, kuna inimesed on ju kogu aeg telefonis ka aega, siis ju väga enam midagi tegelikult aru ei saagi, et siis see tuleb järsku peale. Aga Eestist on ikkagi tehtud selline tore katselabor, et kuidas siis pehmelt öeldes. Jah, et kuidas siis viia inimene võimalikult vähese vägivallaga, nii et ta ise vastu võtaks ja selle alla kirjutaks, kuidas viia siis läbi see uus maailmakord. Niimoodi, et ta siis ise ütleb, et okei, mul ei ole vara, mul ei ole enam midagi. Makske mulle palka ja tehke süsti. Tehke süsti, jah. Linnast ma välja ei lähe. Ja 15 minutit.
ma just naersin, et meile Keilasse ehitati ka praegu uus keskus, seal on kõik uued poed, restoranid, Apollo kino on ju täitsa robot juba, seal on kõik süsteemimasinad. Et noh, selles mõttes kõik on ettevalmistuses, aga mida mulle näidatakse kogu aeg on seda, et meil on 4 aastat aega. Mulle näidatakse praegu pidevalt seda. Kuni 2030. Meil on 4 aastat aega nagu midagi teha, midagi muuta, 4 aastat, et siis tõmmatakse nii-öelda see nöörpingule. Aga räägime siis sellest konna keetmisest. Praegu keedetakse konna. No kuidas sa konna keedad? Või paned potti keevasse? Ei pane keevasse vette, siis ta süppab välja kohe. Hakkad vett kuumendama. Paned kõigepealt külma vette selle kunnast, istub seal potis ja hakkad seda kogu peale keerama. Ühegi hetkel on teda keinud, ta ei saa arugi. Ja seda tehakse praegu eestlastega, selle nimi ongi konna keetmine. Aga tead, ma nägin üks jaanipäev, kuidas konn ise hüppas järjest rohkem lõkke poole ja siis hüppaski sinna lõkkesse. Nägin oma silmaga pealt. Osad inimesed on samamoodi ju. On küll, jah. See on nagu metafooriline siin praegu, et see täitsa lollin. Ülipikas läheb sinna tule moth to the flame. Täpselt. Ja. Aga no ühesõnaga, aga eestlastel on praegu on see konna keetmine. Ehk, mis siis hakkas pihta? Kõigepealt võeti vastu, et geid võivad omale abielluda, mis iganes see lugu oli. Sealt kaugelt hakkavad need asjad pihta, see satanismi märgid kõik. Siis tuli ikkagi see, et maksud. Uued maksud, tõstame toiduhindasid, siis on meil täna elektriarvele reaalselt pool juurde keevitatud. No see jaanuari arve oli päris hull vist. Mingi hoidmistasu, ma juba vaatan teid ridasid seal peal naerma ajab. Nagu, et kui niimoodi kirjutaks ise ka kogu aeg seda arvet. Mu ema rääkis kunagi sellise loo, et oli Virus oli üks kelner olnud, kus nad omal ajal töötasid ja siis iga kord võis arve ja siis alla oli kirjutatud sinna Rex 1 rubla igale arvele juurde. Ja siis keegi kunagi küsinud seda nagu kõik vaatsid, siis ühel hetkel keegi küsis, et vabandage, aga mis see Rex siin on? Sest mul on kodus hundikoer, ta tahab ka süüa. Ja siis et meil ei ole Rex, meil on seal AI ja krüpto. Ja lihtsalt nagu teiste nimedega. Et võrguteenustasu, mingi hoidmistasu, ma ei tea, mis tasu. Et ka ma ei tea, kas inimesed mõtlevad selle peale, kui nad küsivad AI käest, et millal ma WC-sse lähen, millal märkama pean, kuidas sul on hea tuju, kuhu, mida no võib-olla osad juba küsivad. Et mida ma täna tegema pean. Et aga kes selle kinni maksab? Kes selle kinni maksab, kui me iga väikse asja peale sa kogu aeg istud, seal esiteks ta võtab su teaduse tõesti üle. Nii nagu ta võttis kunagi üle. Aga ka see, et kas inimesed annavad endale aru, Bitcoin täna üksi kasutab nii palju elektrit, kui üks terve riik kasutab elektrit. Ainult Bitcoin, rääkimata siis kõikidest muudest coinidest, mis seal taga on. Pane nüüd kokku AI, metakeskused, ma arvan, et igasse riiki pannakse varsti metakeskused. Täna on juba tehtud neid arvutusi ja tehtud neid postitusi näidatud, eks ju, et kui samamoodi kui Trump tuli pulti, siis ta pani, eks ole, pool miljardit vist pani kohe sinna või oli 500 miljardit, äkki oli niimoodi, ma ei mäleta. No mingi suur summa. Väga suur, vist äkki oli 500 miljardit. Pani AI keskuste arendamise peale. Milline hunnik vett läheb juba näiteks selleks, et servereid jahutada? Et see kõik nagu, mis toimub. Ma arvan, kui sellest rääkida, siis tavainimene kuulab, aga ta päriselt ei saa võtta aru, et mis mõttes nagu vett läheb, mis mõttes, mis ressursid on ja et sa ei adu seda kogust ja mahtu ära, nagu mida see tegelikult nõuab. See on minu meelest täna nagu hästi suur probleem ja ma saan sellest mõttes sellest aru, et meid ei õpetate nii vaatama, et kui mulle midagi pakutakse, siis kui tuleks küsida, mis selle hind on. No samamoodi nagu ma olen öelnud, tuleb mingi ilus mees või naine, võib-olla nartsissist, et oota, vaata küsi, et aga mis selle hind on? Pärast on su pool eluenergiat läinud ja oled ribadeks. Kes maksab? Kes maksab ja mis see maksab? Nagu päriselt, mis see maksab? Sest kui sa kujutad ette, kui palju täna on, ma ei teagi, palju täna AI kasutajad võib maailmas olla. Väga palju miljoneid, ütleme siis niimoodi. Kasutatakse väga paljud ju ettevõtted juba kasutavad, automatiseerivad oma asju, teevad seda kõike. Aga see mingi 20 eurot kuus, mis sul mingisugune tasu, võib-olla firmadel on natukene suuremad need tasud on ju. Aga see ei maksa kõike seda kinni, mis tegelikult toimub. Ja siis kõikide serveriparkide ehitamine. Igale poole on vaja maapinda, on vaja need serveriparki ja parke ehitada, siis täna on vaja, ma ei tea, küll nad tahavad siin tuulikuid ja päikeseenergiat. Tahtsin ühesõnaga siuke huvitav fakt siia, et välised kõvakettad, tahtsin oma telefonile väikest siukest. Sügisel maksis 70 eurot
ja praegu maksab 230 midagi. Poole aastaga, miks siuke suur hinnatõus sellel ühel ja samal tootel, sest et ma ei tea nüüd, kas see on tõsi, aga väidetavalt, et kõik siis need AI firmad tahtsid, et neile hakatakse neid tootma, et tavainimestel enam nii kättesaadav ei ole või et need lähevadki siis nagu hästi kalliks. Et sa paneksid kõik pilve. Et sul ei oleks enam et sul oleks füüsiliselt, sa ei omaks vaata midagi, on ju. Ja et sul oleks lokaalset asja nagu mingit, mitte et sa Ja, oled siis võrgust väljas. Ja, no seda ma tean, see on fakt ja seda ma tean, et sügisel see sama väike kõvaketas maksis 70 eurot ja nüüd selle sama hind on 230 eurot. Ja see oli ainult üks, vaid nagu kõik need kõvakettad, mis seal valikus on, sügisel olid nagu alla 100 ja nüüd on seal 200 pluss. Et nagu see hüppe poole aastaga niimoodi oli 3-kordseks. Mul on hästi mitu välist nagu kõvaks. Ma ütlesin, et peab ruttu ära ostma, nagu, et kui veel nagu siukse hinnaga saab, et varsti on nagu meeletu või saagi või müüdagi, on ju. Ja ka see võib olla. Ja, see hästi huvitavad just, et sa füüsiliselt ei oma enam midagi. Vanasti olid CD-plaadid muusikaga, on ju. Ja. Enam ei ole siukest asja, sa kuulad ju netist, on ju, ja sul on mingid Apple Music. Kõigepealt olid üldse need vinüülplaadid. No, sa omasid midagi. Videokassetid, omasid, raamatud. Praegu meil on ju kõik videodasjad. Arvutis. Ja, raamatud loed ka ju oma seal digitaalselt, et nagu ja, suurem enamus. Et nagu füüsiliselt ei omata enam midagi. Pildid. Sul oli füüsiline pildialbum. Praegu sul on ju telefonis galerii. Pilves. Ja, kõik on pilves. Maksad selle pilve eest, et sa saaks oma asju seal hoida, on ju. Ja, kõik on pilves. Aga kui sellist kinni pannakse, mis sa teed? Mis teed? Sul ei ole neid pilte enam. Keegi ei anna, näiteks sulle ei anna enam ligipääsu sinu pilvele, sellepärast, et sa tegid pahandust. No, ei tahtnud süsti teha. Ei tahtnud süsti teha. Ja sul ei ole enam neid asju. Ei lihtne ongi. Nii et üleskutse, et teeme paar sammukest tagasi. Ja see konna keetmine veel ka, et kuidas sa vaatad ka seda, et siis vaata, kuidas tõstetakse kogu aeg makse, siis võeti maha, sotsiaaltoetusi võeti maha, suurperetoetusi võeti alla, siis no automaksust seal vabastati küll, aga siis on veel, nüüd on ära kaotatud vist seal töötukassa mingid asjad tehakse ümber, emad, kes olid enne haigekassa peal kuni 3-aastane lapse kodus, neid võeti maha, ehk siis sotsiaaltoetused vähendatakse, kõike muud tõstetakse. Kuni 3-aastase lapsega saab kodus olla. Nägin mingit statistikat ja Eesti oli tõesti nagu esikohal. Seal oli nagu mitukümmend riiki. Ja Eesti oli esikohal, Eestis saab kõige kauem nagu kodus olla lapsega peale sünnitust. Ja kõik emapalgad asjad, neid ei ole vaata mujal riikid sükst asju pole. Nii et selles suhtes nagu on hästi. Jaa, selles mõttes on hästi, et eks siin ongi, siin on väga Eestimaa ikkagi ütleksin, nagu siiamaani on olnud, vaatamata kõigele üks paremaid riike minu meelest, kus maailmas elada, väga mitmetes aspektides. Aga selle koha pealt, et järjest hapumaks läheb, kui nii hakata võtma. Et okei. No aga samas vaatad siis nagu kogu seda maailma, et igal pool ikkagi läheb sinna hapuma poole, nii et ma ei tea, Soomes kui toit olema 3 korda odavam poes ja elektriarve vaatasin siin inimestele 26 eurot. No kui eraldi võib-olla vaadata neid aspekte, aga kui suures pildis kokku panna, et tegelikult nagu igal pool nutune seisma. Jaa, aga Eesti on minu meelest, ma näen just seda, et nagu hästi intensiivselt tehakse. Siis näitas seda, et tõstetakse makse, kõiki elektrit, kõike seda ka sellepärast, et siis esiteks vaadatakse üldse näiteks neid asju, et millal inimene reageerib, kas ta reageerib ja kuidas ta reageerib. Siis vaadatakse seda, et tõstetakse kõiki hindasid ja maksed, korjata ära kõik säästud. Sul ei tohi sääste enam olla. Sest et siis, kui sul säästud on, siis natuke jama. Aga siis, kui sääst ei ole, siis saab siin ühel hetkel nii-öelda kõik kinni keerata. Ja siis ma nägin, et siis, kui see inimene on siis sellises kohas, et tal on jumala pekkis kõik. Nurka surutud. Nurka surutud igas mõttes, nii, siis sa lähed sinna, ma ei tea, panka või kuskile, siis on, et okei, pakume sulle siis uusi lahendusi. Lahendusi mulle näidatud igasuguseid, mitte ainult see, et sa saad kodanikupalka näiteks ja siis on kõik hästi, aga ka näiteks see, et kui sa oled nõus ütlema näiteks, et su naaber on, ma ei tea, pedofiil on ju, näiteks, et teda saaks vangi panna, siis me oleme ka nõus sul mingid asja ära kustutama. Väga huvitavaid nüansse näitas mulle, mida siis kõike nagu hakatakse kasutama. Ja vaata, kuna mina hästi palju keskendun sellele närvisüsteemile, ajule ja kõikidele nendele teemadele, siis kuidas inimene toimib. Et kui sa lähed kriisiolukorda, kui sa lähed siis sellesse olukorda, et ühesõnaga, sa oled ellujäämises. Ja mis siis saab, kas ma siis kukun nüüd kokku, ma olen tänaval, mul ei ole enam mitte midagi. Või siis mul on mingisugune variant, eks ju. Siis on see, et hirmukeskus on aktiivne
ja see eesssagarsitt, see, kus on see intuitsioon ja kaastunne ja kõik siuksed loogilised mõtted või nagu see lülitub kõik välja ja see hirmukeskus on nii aktiivne, et sa mõtled ainult iseendale ja sa oled absoluutselt kõigega nõus. Mida ma tahaksin sellistel hetkedel öelda on, et mina soovitaksin inimestel kõigest lahti lasta. Ma saan aru, et inimesele tundub kuidagi, et okei, et ma päästan oma tagumikku ära, aga tegelikult ei päästa ta oma tagumikuga ära. Ta ei päästa mitte midagi ära, ta läheb tegelikult veel sügavamasse auku. Nii kui sa teise maha müüd, oled sa kohe ise ennast maha müünud. Sa oled eluaegses lõksus. See ei ole üldse sellist. Ma ütlesin just seda enne välja. Juudid arvavad, et nad loovad nüüd jälle selle AI sinna peale ja siis nad vangistavad kogu maailma ja siis nad ise jäävad vabaks. Ei jää, et sa lood teistele vangla, kus sa ise sees oled. ise kaevad end teisele seda auku, ise kukud sinna, kes teisele augu kaevab, see ise sisse kukub. Ja niimoodi kogu aeg on, et ma soovitaksin inimestel väga mõelda, et see hirm on üks koll, mis elab ainult sinu peas. Tegelikult mitte kuskil mujal. Mis juhtub siis, kui sa sellest hirmust läbi lähed? Kui sa ütled iga koha peal, et ei, no selge, võtke kõik ära, istun tänaval kuuse all. Elu pakub mingid lahendusi võib-olla. Jah. Mitte võib-olla, vaid kindlasti. Ja, et kas on nii palju neid inimesi, kes julgevad, et mul on ju lapsed ja see, mis siis teised minust mõtlevad, kui ma oma majadest ja autodest ja kõikidest asjadest ilma jään. Oleneb, kui teadlik inimene on. Ja, et kindlasti on ju palju neid, kes raudselt lähevad selle kõige kaasa, et ega siis androidid ju ega nemad ise ei mõtle. Et eks nemad sinna AI auku lähevad ka. Aga lihtsalt arvestada sellega, et see, mis tulemas on, sa kas lähed hirmust läbi vabaduse poole või siis sa oled igavesti väga kaua vanglas. Väga kaua. Ja Eesti on selle koha pealt, et miks nad seda miks nad Eestis seda kõike teevad, on see, et esiteks Eesti on väike riik. Siin on ainult 1,3 miljonit inimest. Oled vist täna on juba ukrainlased, eks ole, mitte eestlased. Aga nad teevad seda ju just sellepärast, et esiteks väikses riigis on hea katsetada. Eestlased on üldse sellised väga leplikud, ei hakka vastu ja siis nad vaatavadki, kuidas ja mismoodi see käib. Kindlasti, kui sa Hispaanias sellist asja proovid, siis tõenäoliselt või Prantsusmaal. Ja hoopis teistmoodi. Aga siin on, nad teevad niimoodi, et nad testivad mingisugused mudelid läbi erinevates kohtades ja siis nad võtavad ja kopeerivad selle mudeli siis nii-öelda nagu järgmisesse kohta ümber. Et siin siis vaadatakse, mismoodi, kuidas, kas, kes, millal ja siis viivad selle ühel hetkel läbi. Nii et kui sulle selles mõttes Big Sam tuleb pakkuma või suur vend tuleb sulle pakkuma mingisugust head diili, siis ma ikka väga mõtleksin 10 korda järgi. Mida veel vaadatakse loomulikult on see, et kui palju inimesi välja rändab, praegu nii piirid lahti. Kui palju läheb ära, kui paljud müüvad oma asjad maha, mis nad teevad, et vaadataksegi, et kui seda konna seal vaikselt keedetakse, et milline on siis tegelikult ka see inimeste reaktsioon. Ja loomulikult, mida ju täna selles mõttes kõik järgitakse, ma olen seda ju ammu öelnud, et AI ju praegu ikkagi kõike nagu vaatab. Kõik asjad on sinu kohta teada. Et kogu aeg käib, selles mõttes, et inimeste see nii-öelda profileerimine käib pidevalt ja siis on näha, et mis siis saab ja kuidas kes kuidas reageerib, vaadatakse ju ka, ega siis metas ju ka tehakse ju siis pidevat seda nii-öelda kontrolli vaadatakse, millised postitusi inimesi teevad, kuidas need reageerivad, kui paljud on veel kaastundlikud, kui paljud inimesed teineteist toetavad, millal nad üksteise vastu pööravad. See on nagu nii palju aspekte ja seda kõike see on nagu üks suur psühholoogiline operatsioon. Just, see pidevalt käib nagu kogu aeg. Ma tahtsin rääkida korraks, mul tuli praegu meelde selle mobiil-ID kohta. Täna oli nagu hea. Võin lapse hommikul lasteaeda, istun autosse, telefoni lisab. Ma olin just kirjutanud Swedbanki, et ma tahan kõik oma kontot kinni panna. Nende firmakontost, ma ei kasuta seal midagi. Ja tead see 88 number, vaata Swedbank helistab ka nende 88 numbritega ja siis tuleb kõne ja ütleb, et tervist, et ma helistan teile DHL-i kuller, et teile on Transpordiametilt tähitud kiri, et me tahaks selle panna teile pakiautomaat, et kuhu me võime panna. Ja ma ütlesin, et pange TPD-sse näiteks sinna Keila-Joala. Ütleb, et ei, et meil on Omnivaga ainult nagu leping. Mõtlesin, et miks see Transpordiamet mulle peaks midagi saada? Mul ei ole Transpordiametiga mingit asju ajada praegasti. Ei, mina ei tea, miks ta saadab, et aga me paneme siis, ta ütleb sinna, et kas me võib panna Keila Kuubi juurde. Mõtlesin, et mina ei tea, et Keilas Kuupi, mõtlesin, et ei pange Keila Krossi sinna Omnivasse.
ütleb selge, aga et siis me saadame teile kinnituskoodi on ja ma ütlesin ei, mina ühtegi kinnituskoodi. Ei, aga miks te ei pane, siin ei ole mingit vaja midagi allkirjastada ja midagi, ainult see üks kood. Ma ütlesin, kuule, vend, ei, aga olete täiesti kindel, ma ütlesin jaa, panid kohe toru ära. Et vaata, mis nagu praegu toimub ka kogu selle digitaliseerimise sellega, sa ei ole enam mitte kuskilt otsast, noh, selles mõttes, et vaata, sa oled kaitsmata. Aga ma ei saa aru ka sellest, et kui me nagu nii arenenud oleme, see asi on juba nagu aastaid kestnud on ju, et need petukõned asjad, et nagu, kuidas seda ei suudeta nüüd nagu ära hoida või kinni panna või nagu miks peaks seda ära hoida? Just täpselt. Miks? Ei ole mõtet. Esiteks, varastatakse inimeselt raha ära. Yes! Keegi kaotas kõik oma säästud. Ja kas me kuskil tuli see ka, et eelmine aasta eestlastelt varastati 24 miljonit eurot ära nende petukõned. Ja siis mõtlesingi, et oota, et kus see raha tuleb, et kuidas me nii rikkad oleme nüüd järsku. 24 miljonit pettur, kas sa kujutad ette? Rikkama riigi hulgas. Aga et inimesed vaata vist võtsid laenu ja siis sealt need summad ka veel nagu tulid juurde vist. See mingi siuke miljonites suur summa oli 20 plus miljonit. Ma olen vaadanud seda petturi teemat, kui peeneks on läinud. Mul oli veel teine see nagu välismaaga. Niimoodi, et mulle sinna ingliskeelse konto anda kirjutab üks, et oi, et me tahaks teie raamatu panna sinna mingisuguses igakuisesse mingi book club, mingi kirjandusklubisse ülesse. Kirjutas nagu viisakalt kõik nimed edasi, mõtlesin, okei, on ju, saada mulle email, vaatame. Aga siis ma vaatasin seda kõike, ma ammusin ikkagi mingi, et nagu selle läbi, et see on vale. Ja siis ma ei viitsinud tega rohkem kirjasid vahetada seal see alguses mõtlesin, et jaa, ja siis ma vaatasin, selge. Ja siis ta saatis meil mingi selle lingi, mulle mingi makselingi või midagi, ja siis muidugi teisest kohast tuli arve, mitte selle kirjandusklubi, vaid mingi Nigeeria mingi nime, siis ma juba hakkasin naerma. Nad ise nii lollid ka veel. Ja siis läheb paar päeva mööda, siis ta saadab mulle mingi teise mingi, et tere, et me oleme Edinburghi mingisugune raamatu, mingisugune laat või mis iganes seal on, eks ole, iga aastane. Et me tahaksime teid esinema kutsuda. Ma vaatasin seda, siis saadab mulle 3 meili järjest sellega, mõtlesin talle lõpuks kirjutasin, kuule vend. Kas sa ikka ei ole aru saanud, et ma olen ammu läbi ammustanud, kes sa oled? Üks asi on see kirjalik teema, teine see on telefonikõned, aga nagu see, et inimesed reaalselt riietavad ennast mingi politsei riietes ja teevad videokõnesid inimestega. Ja. See, et inimesed tulevad sul ukse taha, mängivad, need on Päästeametist, et meil on vaja teie suitsuandur üle kontrollida. Nagu mingid siuksed asjad täiesti haige. Elektri ka ju teevad need autod, vaata, tulevad kodudesse, et nagu Elektrilevi või mingisuguse, vaata, panevad, kleebivad need peale, need autodele, need klepsud. Ja mul emal oli samamoodi mingi tuletõrjed või keegi tulid ukse taha. Et no see on, saad aru, see on ikka täiesti nagu sürr, mis toimub. Et ma olen lihtsalt nagu täielikus, et inimesed aetakse järjest suuremasse vaesusesse, siis loomulikult see kuritegevus kasvab. Kui sa ütled, et 24 miljonit varastati eelmisel aastal. Ma korra vaatan, kas ma leian kuskilt mingid, sest et minu aju mäletab, et oli 20 plus miljonit. Aga miks peaks üldse nagu normaalselt tööd tegema, kui nagu varastades, et 24 miljonit püsiks kohe selle peale, eks ju? Sest ma saan aru, miks nagu androidid näiteks mõtlevad nii, et miks nad peaksid tööle minema või midagi kasulikku tegema, sest lihtsalt saab teistelt nagu ära varastada ja võtta. Et samamoodi on siis mõelnud. Kelmid on tänavu Eesti inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit eurot. No päris kõva. Aasta 2025 kohta. Ja kui palju huvitav tagasi saadakse? Kelmid petsid Eesti inimestelt välja 29 miljonit eurot. Ja tagasi saadi siis osa või kuidas? Väga kummaline igal juhul. Täitsa lõpp, jah. No karm, kogu see pilt, ma ütleksin selles mõttes on ikkagi, mis siin toimub, on ikka väga-väga karm. Ja tõesti, ma lihtsalt vaatan selles mõttes inimesi ja mõtlen, et tavainimene, ma arvan, mõnes mõttes tõenäoliselt iseenda sees on alla on nüüd juba. Ta on loobunud, lootus on kadunud. Eks ta lähebki ilmselt, ma ei tea, sirutab käe siis kas alkoholi järele või mingisugused muud versioonid. Ja need, kes siis, nagu kuidas ma ütlesin, need, kes suudavad, püsivad siis vee peal, hoiavad ennast seal kuidagi kramplikult vee peal. Aga ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas see tavainimene hakkama saab. Et kui tal on, võib-olla seal ongi 1000, no ma ei oska öelda, mingi 1500 on palk ja siis elektriarve on alla selle 1500, siis põhimõtteliselt söögiraha ei ole, pensionärid, mis on üldse pensionäridest rääkima, samamoodi elektriarved meeletult, et ongi, et neil ei ole lihtsalt enam raha. Täna aasta, mis on 11 inimest on surnuks külmud juba oma kodus. Oma kodus? Jah, oma kodus. See on nagu ka... Ma vaatasin ka seda uudist, mõtlesin, mida?
et see oli siuke, et noh, et meil 11 inimest siin paari kuuga külmus kuskil väljas surnuks oma kodus. Oma kodus, jah. Sest et noh, lihtsalt ilmselgelt ma saan aru, et noh, ei ole võimalik lihtsalt kütted sisse panna raha poole või ma ei tea, puid osta või ja ma olen ka praegu puid ostnud, siis ma olen rääkinud samamoodi, ütled puudemüüjad, et inimesed tahavad ostada väikeste koguste kaupa, nad ei taha nagu viia, vaata see transport ja kõik. Aga ma saan aru, kellel on välja käia kohe need sajad, sest ka puude hind on ju viimase aastatega nagu kolossaalselt tõusnud, kui enne oli võib-olla see mingi 30-40 euro, siis ta praegu sama ruum maksab võib-olla sul seal mingisugune 80-90 euro, 70 euri. Et millest me räägime? Ehk siis kõik see, mis on eluks vajalik praegu, soojus, toit, kõik need asjad viiakse üles, no auto on ju ka eluks vajalik, autoturg on täiesti pekkis. Just nägin ka keegi kuskil kirjutas, et kui sa võtad see mingi vana auto, noh näiteks ütleme mingi vana Audi, ütleme, et 400-500 euri on selle Audi hind, registreerimistasu on samamoodi 400, täpselt võrdne võrdsega. Mis tähendab seda, et keegi, kes selle muidu enne oleks ostnud, tõenäoliselt võib-olla enam ei osta seda, sest et noh, hind on lihtsalt nii kõrgeks läinud. Uute autodega samamoodi, ma olen rääkinud uute autode müüjatega, et okei, Mersus nemad ütlesid, et noh, sellele vahet, see inimene, kes raha on, ta on nii rikas, et tema tuleb maksab selle 3-4-5 tuhat juurde. Aga kui me räägime sealt, keegi ostab 30-40 tuhandse auto ja seal on mingisugune mitu tuhat juba otsas, seda 3000 näiteks, ütleme seda registreerimistasu, siis tema võib-olla vaatab, et noh, nad panevad küll selle liisingu sisse. Aga ikkagi, et täna on ikkagi see nagu, mis tehakse, et ja siis sa näedki seda, kuidas siin surutatakse seda, et autot enam ei oleks sul, et sul kodu enam ei oleks isiklikku eraomandit. Nende see loosung oligi ju aasta 2030, et sa ei oma mitte midagi ja sa oled õnnelik. Huvitav, kuidas sa õnnelik oled? Nii lihtne ongi. No nende meeles sa oled õnnelik. Ja iseenesest mulle täitsa meeldiks see lause, vaata, olenebki jälle see punkt, et kes seda sealt ülevalt kontrollib ja mis on see nagu motiiv. Yeah. Või nii, et nagu, mis see eesmärk on? Kui seal oleks nagu heade kavatsustega olevused, siis noh, okei, ma ei tea, et ma ei oma midagi, ma olen vaba, ma saan minna kuhu tahan, millal tahan, on ja. Aga see on vastupidi. Ja. Sa ei ole selles mõttes vaba. Et nemad kontrollivad sind. Just. Ja sellepärast sul ei ole ikkagi selle koha pealt vabadust, et nemad sind kontrollivad ja sina kaotad täielikult oma vabadus ära. Nii et kui see pulss on selles mõttes edasi läheb ja noh, tõenäoliselt on, ta läheb, ma teen nüüd märtsis, teen Elina Õispuuga veel teise podcasti. Me tegin taga esimese sellest vähist, aga kuna ta tegeleb ka astroloogiaga, siis ta just nagu rääkis tookord siis, et praegu on tulemas nagu astroloogilised planeetide seisujärgi just eestlastele, just Eestile, nagu mingid väga olulised kohad. Ja ta ütles ka, et see aasta on näiteks mingi koht, et kui seda ära ei tee, siis väga pikalt ei tule seda kohta enam. Et see, noh, sellised mingisugused nii-öelda ajaaugud. Nagu põnev. Jaa, et ma selles mõttes tahaks ka nagu seda just vaadata, et mis ta siis näitas, aga ta ütles ka, et nagu kuni maikuuni läheb kogu hullemaks. No, ja siis nagu nii ongi. Ja ma olen vaadanud ka seda, et eks see sõjateema hakkab praegu ka niimoodi vaikselt, et kõigepealt hakkab see seal kuskil, siis keegi läheb kellelegi appi, siis tõmmatakse teine appi, siis tõmmatakse kogu see, kõik on koos seal ühes sõjas lõpuks. Ja siis niimoodi siis inimesed jälle kannatavad, kes siis veel. Ja mis sõdadega alati, mis on jälle nagu oluline, et sõdadega ju hävitatakse mehi ära. Ja peale sõda, see tähendab seda, et naised ja lapsed põhimõtteliselt on kaitsetud, mehi peaaegu ei ole. Lisaks on see meeste hävitamine praegu olnud ju läbi teiste viiside massiivne. Östrogeenid, igasugused asjad, testosterooni on vähe ja nii edasi. Alkohol, see on kanep, ma ei tea, mis seal kõik on. Ja niigi on see mehelik, see terve mehelik energia niigi peaaegu väga suures miinuses. Ja kujutan nüüd ette, kui käib üle mingi sõda veel mõned aastad. Sest kes sõtta saadetakse? Mehed. Ja millised mehed? Noored. Need tugevamad mehed. Ja noored. Ja. Noored, tugevad mehed. Sest et need nõrgatervisega mehed on ju need, keda ja neid ei võeta vaata sinna on ju. Vanasti ei võetud geisid ka sõjaväkke. No vot. Ma eks täna võetakse. No vot, seda ma räägingi, et need geid ja lampialgsed jäävadki meil siia. Ja see ongi alati nii, eks ole, et tugevad noored, ongi mehed, eks ole, kes on siis õiges vanuses just nimelt, ja siis need võetakse, koristatakse kõik ära. Nii et mõtle, kui lihtne on siis orjastada seda ühiskonda pärast seda. Ja sa tegidki mingisugused siuksed plaanid sinna, et siis öeldaksegi ühel hetkel, et inimesed ise, vaata ta viiaksegi inimene nii kaugele, et ta ise siis lõpuks kas palub seda, ise on nõus sellega, et ma ütlesin ka, et vaata paljudel on see lootus kadunud. Ja siis see ongi nii, et sa oled seal pilkases pimeduses on ju, ja siis ma tulen pakun sulle seda valguskiirt seal.
loome probleemi ja loome lahenduse. Ja et sa kõigepealt viid inimese nii alla, et nagu vaata suheteski, et kui inimene on nii suures armastuse näljas, siis seda kergemini satub ta nagu nartsissisti või selle kurjuse kätte just sellepärast, et ta on nii suures näljas, et siis on iga väiksemgi see kiir, lootuse kiir, mis sa annad, ta on nõus ükskõik millest kinni haarama, mõtlemata, et kes see mind sealt tahab välja tõmmata ja mis selle hind jälle on, et kes tuli mulle pakkuma seda, mis iganes siis päästerõngas see on. Nii et praegu tuleb hakata vaatama hästi seda, et ei tohi, kuidas ma ütlen, et mitte et ei tohi, aga tuleb hästi avatud silmadega vaadata, mis toimub, mida pakutakse, miks millekski on ja küsida enda käest, et mis on selle hind, mis on selle taga ja mõelda, kes on selle taga ja mõelda mingisugune 50 sammu ette, nagu tõesti läbi mõelda, et mis sealt veel tulla võib. On ju? Mõni inimene võib-olla mõtleb, et aga mis sest on siis, kui mul on see kodanikupalk, mul on see maja olemas, käin 15 minuti kaugemale või viitsigi kaugemale kuskile minna. Usud, et on olemas, ta mõtleb, et ta on elu aeg tööd teinud. Mõtle, kui tore ta nagu, et istub seal kodus. Ja ta ongi need konnad, kes ise sinna lõkkesse hüppavad, vaata. Võt see sama, kes sa ütlesid, sest et inimene on nii väsinud, et ta mõtleb, et see AI teeb nüüd kõik ära, et mul ongi väga hea. Aga mis mina mõtlesin ka, ja mõne venna jaoks ju see süst samamoodi, mis ta nii on kõik süstid teinud. No mis ta oli sellest? Et ma ütlen sulle, et tõenäoliselt neid konni, kes lõkkapoole tormavad pea ees, on nagu väga palju. No seda ma ütlesingi, jah. Aga sina pead mõtlema need täna hästi hoolega, et kas sina oled see konn, kes sinna lõkka poole tahab hüpata ja et see tuli tegelikult on ikkagi nagu, ma isegi kujutate, mis selle konna peas, nagu seal päris konna peas võib toimuda, kes sinna lõkkesse hüppab. päris kurb võib-olla. Aga see selles mõttes põletab sind täielikult ära see maatriks. Nii et võib-olla ma tahaks siia selle podcasti lõppu hästi öelda seda nagu, et nüüd ei saa, oma peaga tuleb mõtlema hakata nagu päriselt. Mitte ChatGPT-ga. Ei, et ei saa AI käest küsida, et AI ilustab, ümardab. Üks päev oli ülihea see, mul üks sõber postitas, välismaalane. AI, vaata mudelid praegu aeg muudetakse. Ja kui ta enne oli veel siukse avatama täiesti normaalne, siis ta nüüd jumala pekki keeratud. Siuke tsensuur peal. Täiesti. Ja siis küsid, kuulge, kas teil on kõigil samasugused probleemid nende uute AI-dega, et ma juba pean lausa vaidlema taga. Ma ei kasuta ammu juba enam ChatGPT-d. Siis, kui ma sain teada, et see looja on mehega abielus, ma ei kasuta seda rohkem. Ei kasuta seda rohkem, jah. Et tegelikult nad on ju erinevad, nad on loodud erinevate asjade jaoks, et igal asjal on nagu... Ja ChatGPT ei ole meil ainus AI platvorm, nagu meil on neid veel. Ja on palju paremaid, kus ei ole veel siukest tsensuuri peal. Ja muidugi sa pead oskama küsida. See on põhiline. See on põhiline. Ja see ongi vaata... Kõik ütles, et see on nagu peegeldus sinust endast, see AI, et kui sa oled nagu... kui sa oled loll, siis... Lollimaks, kui sa oled tark, siis sa saad targemaks. Aga ikkagi ma tahan öelda seda, et ma näen praegu väga tugevalt seda trendi, mis ma juba enne ütlesin, et siin on 2 asja. Mõtle kõigepealt selle peale, et kui sa kogu aeg AI-d kasutad iga asja peale, siis aju on sul hernes varsti. Sa nagu päriselt ei mõtle enam. Ilma naljata. Teiseks mõtle selle energiakulu peale, sellepärast, et sinu elektriarvetel, nad kirjuvad neid elektriarveid küll ka nii ülesse, sellepärast just nimelt, et kuna me keedame konna, siis meil on vaja seda konna korralikult keeta. Aga mõtle lihtsalt selle peale, et iga asi, mis sa teed, selles on mingi energiaressurss. Ma olen enne öelnud seda, et universumis on üks seadus, mis jääb alati kehtima, on energiajäädvuse seadus. Et sa pead mõtlema, et kui sa tahad midagi saada või sa midagi teed, mis see hind on, kas ma suudan seda maksta, kas ma kannan selle välja ja nii edasi. Ja siin on praegu täpselt sama koht. Aga just see, et su aju herneks ei muutuks. Et sinu aju tuletan meelde, tahab probleeme lahendada, tahab igasuguseid keerukusi teha, näha, õppida midagi uut, ta tahab olla kogu aeg kasutuses ja tegevuses. Aga kui see on scroll. Sa kunagi rääkisid midagi ka sellest, et silm tahab näha nagu päris reaalseid pilte ja fotosid ilusaid nagu asju loodust, mitte AI pilte ja need AI loodud pilte on, et praegu nagu päris jõhkrasti toodetakse neid ja rääkimata videotest on ju.
Seda ma ütlesin et tegelikult peaks olema fotokas, peaks olema see tavaline õige fotokas. Siis samamoodi need värvid vaata on liiga tugevad, liiga intensiivsed, no kui sa ei vaatad aknast välja, okei, küll meil on ka siin väga palju moonutust, aga kui sa vaatad aknast välja, siis isegi suvel sa ei näe ju selliseid Jah. järgseid värve Jah. sealt. Ja ta paneb selle kolmanda silma kinni, et see stimulatsioon on lihtsalt nii intensiivne kõigele muule. Ja seda ma olen korduvalt öelnud, et see, et meie aju ega närvisüsteem ei ole mõeldud kogu aeg nii palju vaatama, nii palju infot vastu võtma ja nii kiire kogu aeg selles olema. Tõmmatakse seda kasiino nuppu kogu aeg, vaata, kui sa kasiinos oled, siis no tegelikult kõik need TikTokid ja need platvormid, kus sa scrollid ju niimoodi, Jah. on ju teadlaste poolt välja nagu töötatud, Töötatud. et sa jääksidki sõltuvusse, vaata kasiinos käid, tõmbad seda alla kogu aeg. Kangi. Aga siin on sama liigutus. Ting-ting. Jah, ja kasiinos on ka, kui sa vaata hästi värviline. Jooksevad kiiresti. Pildid jooksevad kiiresti ja tekitab sõltuvuse, Dopamiin. sa saad selle kogu aeg laks ja siis tegelikult tõmbab see tühjaks. Kas sa oled Las Vegases kunagi käinud? Las Vegas on siuke ka täielik täiskasvanute Disneyland nagu Dubai. Dubais olen. Dubais oled käinud. No Las Vegas on muidugi täiesti omaette, ma olen seal mitu korda käinud, seal on siis niimoodi, et seal on Veneetsia, seal on Pariis, seal on kõik väiksed nagu koopiad tehtud. Aga see kogemus, mina olen siin mitu korda elanud seal MGM Grand hotellis, see kogemus, kus sa lähed alla, see kasiino on ja seal aknad ei ole, täiesti pime. Ja siis siseruumi on ehitatud täpselt nagu need mingid jõed ja sillad ja seal on ju. Ja, aga just see kasiinoruumi, seal ei ole neid, seal on ainult need aparaadid ja kõik erinevad. Seal ei ole ühtegi kella. Seal on kõik kogu aeg pime, selles mõttes, et sa oled seal sees, sa ei saa aru, millal on päev, millal on öö, sul on nagu kogu see, kuidas ma ütlen, taju aetakse sassi, et sa võidki istuda selles dopamiini selles ja sa võid tunde, mõistad seal nagu lasta kogu aeg. Ja see on nii nagu, kuidas ma ütlen, see on nagu nii exciting või see rush ja see kõik, mis seal toimub. See on nagu täiesti, see on müstiline, kuidas inimeses sisesüsteem nagu ära manipuleeritakse. Ja siis, kui sa sinna välja ka lähed, siis kõik on nagu, ongi nagu lõbustuspark või ma ei oska nagu öelda. Ja see, mis ju, meil tehakse kogu sotsiaalmeedia tegelikult, see on ju kõik sellega nagu väga hästi sarnane, sa kaotad ju ajataju ära. Sa oled seal vaata pidevalt sees, sa kogu aeg oled selles kinni. Reaalsustaju. Ja see ongi see, et sa ei näe nagu välja enam. See on samamoodi, kui sa seal Las Vegases seal kasiinos sees oled, ega sa ei tea, mis seal õues on seal. Päike paistab, kas inimesed on, mis seal toimub. Ja sa istud seal oma selles mängus, sa võib-olla ei näe teisi inimesigi enam. Et see on nagu täiesti nagu sürmist toimub. Ja krüpto on täpselt sama selle kasiino teemaga, kõik need asjad sama, kui see day trading näiteks. Need on ju samamoodi kõik ajust, täpselt samad ühendused töötavad, et kõik see on ühele asjale välja ehitatud, sinu hingeenergiat, sinu aju, seda meelt, et see kõike kogu aeg pumpad ja siis niimoodi kogu aeg lastakse. Ja nii lihtne ongi. Jah, ja nii lihtne ongi. Ma loodan, et olete juba aru saanud, me räägime siin juba 10. No nagu juba võiks 9. Ma ei tea, palju ma seda siin rääkinud oleme juba. Et ühesõnaga, pange Epsteini failid kinni. Pole mõtet aega raisata. Mu väikeõde küsis mult siis, kui see sinna välja tuli paar nädalat tagasi, et Angela, kuule, palju sina sellest asjast tead? Ma tean sellest juba nagu mingi 3-4 aastat tagasi, et see pole mingi suur uudis mu jaoks on, et meil siin siuksed inimesed on. Ja tegelikult see inimene ka seal ju ei ole mingisugune see peategelane, et see on ka jällegi nagu peibutis või nii öelda spioon, kelle jaoks ta töötas on ju. Et inimesed ärge raisake oma aega nende asjadega, ärge süvenege sinna. See on ammu teada info. Siis ma jäin mõtlema, et okei, praegu tuleb see nagu päriselt nii-öelda avalikuks. Ja inimesed elavad oma tavalist elu edasi. Täiesti. Aga okei, mis nad teha saaksidki? Ei saagi midagi teha. Mida sa siis vahid? Täpselt. Et kui sa midagi teha ei saa, ära anna oma energiat ja fookust sinna. Ja siis ma jäin mõtlema sellele, et David Icke rääkis sellest teemast 30 aastat tagasi. Kui hulluks inimesed siis teda pidid nagu pidama. Et isegi kui ma sellest nagu 3-4 aastat tagasi vaatasin, seal mõtlesin, et tavainimesed küll seda nagu ei võta, räägib mingi hull oled, mis asja sa ajad, mingid siuksed lapsi. Jah, täpselt lapse söödikud seal koos nagu täiesti hull on 30 aastat tagasi. Jõhker. See on see Jason Lamar, kellest ma rääkinud olen ka tema ka ütles, et ja nüüd te kõik räägite nendest, kes Epsteini failidest, et I told you so ja I told you so. No ja siis, ja mis see told you so on? Kas kedagi on arreteeritud, kas midagi on tehtud, ütles, et tema kogu aeg tegele oma eluga. Mine tee trenni, tee tööd, nagu loo omasid. Ütles, et mis mõte sellel on, et sa kõike seda vahid. Et inglis keeles on see, et energy goes where the attention flows. Sinna läheb energia, kus on sinu tähelepanu. Ja kõik need Epsteini failid ja sõjad ja kõik muu ja pangandus ja kõik see
on üks suur hingeenergia lüps lihtsalt. Aga üks sõnum, mis tuli eestlastele veel läbi, väga tore, et me siin natukene veel rääkisime, oli see, et mida mulle näitas, ütles, et kas te saate aru, et kõige rohkem toitubki sellest teie kannatuse energiast. Ja olgu sul siis see elektriarve seal, nagu mul oli 1050 eurot ja mis iganes. Ütles, et kui sa sellesse nagu ära mandud ja kinni jääd, kui seda kätrad, see on nagu see kõige hullem. Et see, mida sa tegema pead, et tegelikult eestlased eriti peaksid nagu kokku, et siin on see kaomus nagu tohutu praegu. Nagu hästi, nagu energia on kõik hästi madal. Naerma, laulma, mängima, tantsima, koos käima, võta oma lapsed, mine mängima, mine kelgutada enam ei saa. Aga mängi ennast sellest välja mõte, et naera selle maatriksile, naera siis kogu selle pasa üle, mis siin korraldaks. Kui sa nüüd tead ka, et see event seal kirikus on AI. Ja Jeesus on programm. Mõtle, Jeesus ongi programm, lihtsalt programm. Ta ei ole olnud mingi seda päris vend, vaid ta on häbi ja süü tundevad see allasurumise programm. Et sellepärast on see rist, on ju, et mees sureb ära ilma naisenergiata. Ja see rist on ju ka see kuubik. Aga et on lihtsalt programm ja siis inimesed pühendavad oma elu Jeesusele, lähevad sinna kirikusse või sinna kloostrisse on ju Jeesuse pruudid, mis programm, arvuti programm, no kurat, kas sa kummardad seda venda siin või? Enamus kummardavad, jah. See on tööriist. Teed oma töö ära, paned kinni ja paned ta sahtlisse ära. Ja see ongi, mis on minu meelest hästi kurb ja ma juba ütlesin, vaata, olen öelnud, et inimestel tulevad suured õppetunnid, et üks on see, et tuleb kokku hakata hoidma, sest muidu me läheme ahju. Aga minu meelest, mida see kosmiline õppetund õpetab, on nagu see, et elu on loodud tasakaalus. Et naise meesenergia mõlemad peavad olemas olema, et kui nagu tasakaalust välja see kõik läheb. Ja täpselt samas kohas muuses selles mõttes oleme siin praegu, et mehed vihkavad naisi, naised vihkavad mehi. Aru saamata, et mitte kumbagi pidi elu ei toimi, nagu ilma ühet või teiseta, et ilma naisteta elu ei ole, aga ilma meesteta samamoodi ei ole asja hästi. Et millal me sellest ükskord hakkame aru saama, et meid mõlemid on vaja, et meie erinevused toetavad just teineteist, et see, et me oleme vastandid ja toimime erinevalt, et see just teeb ühe terviku kokku. Just, et ma mõtlengi seda, et kui me tuleme ka paari suhtes kokku, et mitte, et me ei pea muutuma ühesuguseks ja me mõlemad ei pea ühte ja sammu asju eelistama, kõike ühtemoodi nägema, vaid just see, et meil on erinev lähenemine, kuidas see kokku tuua, et kui naine näeb asju, nagu rohkem siuksest ongi nagu võib-olla siuksest armastuse ja südame tasandit ja mees ongi ratsionaalsem, eks ju, ja praktilisem. Aga kui me need kaks kokku paneme, siis sellest ju tekib see tervik, mitte see, et naine oljub seal pilvedes kuskil või siis mehel on kõik hästi raamides ja hästi kitsas ja hästi hirmus. Vaid just see tasakaalupunkt. Ja vot see ongi see koht, mina näen kogu aeg, mille me ära peame tegema, et me peame kokku tagasi tulema sealt arvutikassist välja, nagu Tinderitest ja ma ei tea kuskilt või üldse osad ei taha üldse enam, ei taha elukaaslased, ei taha mitte midagi, tahavadki siin elada ja oma asju siin ajada. Et tuleme sealt välja, saame päris maailmas kokku ja hakkame uuesti teineteist hindama, austama, teineteise erinevusi tunnustama ja saama aru sellest, et meil on mõlemitel vaja teineteist. See on nii tähtis koht. Ilus. Ja sellega selle episoodi võikski lõpetada. Jätke ikka alla kommentaare, mõtteid, küsimusi ja kohtume järgmisel korral. Siis kui kohtume. Tšau! Hei!